sobiv korter on välja valitud, aga müüjaga ei jõua kuidagi hinnas kokkuleppele, et müüja on väga oma hinnas nagu kinni ja noh, jõudsin ka laivi. aga seal ei näita nagu seda otse ju. Käinud live video näitab ikka, et siin üleval on täitsa. Okei, see oli sul eest ära. Tere minu poolt ka siis, ma olen ka laivi jõudnud. Tere, Oskar sai tehnikaga hakkama. Jah, ei, täiega naljakas. Nüüd ta viskas mind välja ja tegelikult ta ei postita otse ajajoonele, nii et pärast ma ei tea, kas see video alles jälle on. Ma pean kuskilt selle mujalt sellima. Minult saab, mul on pikem video. Sul on pikem video, jah. Aga võib-olla oma mõtte lõpuks, et noh, ma arvan, et ongi täna väga paljudel müüjatel tekkinud nagu kas siis nagu, ma ei tea, rahavajadus või just teistpidi, et ongi aega nagu ja see jutt on endiselt aktuaalne, et kiiret pole, justkui nagu müüakse ilma põhjuseta, justkui tekib selline tunne, on ju. Kinnisvara või? Jah, no mida veel siis, autosid. Et nojah, et ikkagi see sama teema on endiselt aktuaalne aastast aastasse müüjatel, et neil ei ole kiiret, paneme kõrgema hinna ja siis ootame, kuni tekib mingisugune eluline asi, mis tekitab selle, et võib-olla saadaks lõpuks nagu parem tulemus, kui oleks kohe nagu hinda nagu korrigeerinud nagu. See on, mul kogu aeg sellest rääkinud ju, et see müügistrateegia, enamus inimesed oskavad ainult ühte müügistrateegia, et paneme kõrge hinna, see ei olegi strateegia, see on lihtsalt siuke inimlik lähenemine, kuidas inimesed arvavad, et kinnisvara müüma peaks, et pane lihtsalt kõrge hinna, siis pärast lasen natuke alla. Et reaalsus on see, et tegelikult miks nii tehakse enamasti on ilmselt see, et inimesed ei oska tegelikult oma kinnisvara hinnastada ja isegi kui hinnastatakse, siis tehakse seda valesti, et meil on ikkagist võimekus helistada hindale, arutada hindajaga läbi hindanud, me teame, mida turg ostab ja mõnikord see võib päris palju erineda sellest, mis on nagu portaalid hinnad. Mis nüanssidest tulenevalt hind võib olla kõrgem, millest madalam nagu. Kas esimene korrus, näiteks 5. korrus või mingid sellised asjad nagu. Et kõrge esimene ei mängi rolli, aga siis see tuleb kuidagi nagu pakkumises välja teha. Mina olen ka sükest trikki teinud, et kohe siis müügireklaamis on esimene lause, et võrdväärne teise korrusega. Väga kõrged majad. Väga kõrged majad. Et või naabrid või jalutajad sisse ei näe, et see oleneb. Aga tuleme siis kõigepealt meie legendaarse sissejuhatuse juurde ka, mis oli juba 3 minutit, 7 minutit oli suvalist juttu. Ei, sinu jutt oli ära, aga ma räägin see, kui mina sain laivi. Loopargi.ee, meil on seal kliendipäev tulekul 22, see on kurikuulus kolmapäev, järgmine nädal kella 5-7. Mis ta kurikuulus on? Ma ei tea, mis ta ütles. Huvitav, mis seal toimub seal päeval? Kolmapäev on sellepärast kurikuulus, et meil on podcast ja need asjad. Äkki me teeme erandkorras maakleri jutud 5-7 koha peal. Laivis. Selle lisalaivi teeme, võtame korteri seal ja meil on kõik korterid siis tegelikult seal valmis. Ma saan uuel esmaspäeval järgmine nädal saan kõikide korterite võtmed, nii et enam me võlja ei tee teiega, et kui te tahate osta, siis te saate selle korteri peale tehingut kohe kätte, mis on nagu hästi positiivne, et seal on olnud ostjad, kes on oodanud seal pool aastat, aga nüüd on võimalus kätte saada. Siis teine lihtne kiire info, et mul on mitte avalikult müügis kõrval naaberkinnistul justkui konkureerivas projektis terrassiga, suure terrassiga 26 ruutmeetrini vist. Korter, Alto Elma, müügiga üli kiire, ostja või müüja helistas mulle, et äkki keegi huvitub. Et see on see kurikuulus tornmaja, suur 8-kordne kortermaja siis seal. Ei hakka nime ütlema. Teie reklaami ei saa. Jälle kurikuulus. Lool on kõik kurikuulus. Meil on kõik kurikuulsad seal. Loomafia ja. Igatahes 5-7 veel saab seal 22 olema kliendipäev, kes tahab, tulge vaatama, müüge Lool oma vana Panelka korter maha ja tulge ostke sinna, et ülimadalad kulud on, et ja tegelikult saate A-energiaklassi väärilise korteri vastu, sellepärast, et seal on kõik uus tandmikust kuni katusarjani, et mitte midagi vana ei ole. Ja küttesüsteem on keskkütte baasil põrandakütte, mis on oluline võib-olla. Ainult esimese teise korruse naabrid on vanad. Ainult naabrid on vanad, jah.
ja aga nii on ja tegelikult väga paljudel on, ma olen siin suheld kohalikega, kes on mulle huvi tundnud, siis on hästi lahe see, et kuidas ikkagist müüt edasi liigub, et seal on suur müüt, et selles majas on suured kommunaalkulud, siis see suured kommunaalid on ainult esimesel ja teisel korrusel. Meie projektil ei ole kõrged kommunaalid, sellepärast et meil ei laiene korteriühistu võetud laen, mis tähendab seda, jah, täpselt, sellepärast et need ei ole seotud selle 3. korrusega, vaid see oli seotud sellega, et esimene ja teine korrus tahtsid oma maja korda saada, siis nad pidid samamoodi seal finantseerima seda asja, et neil oleks ilus kodu ja ilus väline kest ja mis kestaks järgmised 50 aastat samamoodi. Nii et absoluutselt nii on. Et seal on madalad kulud, talvel hinnanguliselt ikkagist jäävad nad seal väga-väga mõistlikult. Okei, siis on mul üks arendus Tapal, pikk 28, kortermaja projekti ehitusloaga. Minge vaadake avalikult väljas, pikk 28 aadress. Siis susiseb siin üks arendus, sellest räägime Maardu kandis, aga tegelikult loeme seda rohkem just kui nagu Muugaks või siis mis see ees piirkond on seal? No minu jaoks on ta Iru, aga selles mõttes piir kahjuks lõpeb nagu 2-3 kilomeetrit enne ära. Iru ja Maardu vahel. Iru ja Maardu vahel tegelikult on väga kinnistud susisevad seal. Mis meil veel panemat on arenduste mõttes? Kus me käisime just? Me käisime Viiaias. Rääkisime sellest juba või? Ei ole rääkinud. Vähemalt jagasime pilte. Pilte jagasime, aga me käisime siis eelmine nädal Viiaias külas. See on ka siis ilus põhimõtteliselt. See on ka ilus, aga see on nagu veel rohkem ilus, sellepärast, et on täpselt Viimsi ja Maardu piiri peal, kus on maja juures on silt ka. Kes teab, Viiaia projekt on üks kortermaja projekt. Tallinna piiri peal või? Jah, kus siis on siuke suur ja uhke kortermaja, et hästi ägedalt on tehtud ja mulle tegelikult üllatus oli see, et seal, kui sa väljast vaatad, siis see maja on siuke lihtne, rõdusid pole ja värki-särki on ju nagu siuke Lasnamäe panelka. Aga tegelikult kui sisse lähed, siis on siuke suhteliselt kodune ja ubane tunne on see foyer. Hästi julged värvilahendused. Oligi ainuke miinus võib-olla, mis ma enda jaoks nagu tundsin, oli see korterite vahekorrustel, need koridorid lihtsalt tundusid siuksed tühjad või nagu siuksed lihtsad. Ruumikad, piklikud koridorid, et see tekitas võib-olla siukse tunde, et siuke nagu ühika tüüpi, aga tegelikult korterid üliilusad, hästi vaikne tundus olevat. Katusetrass oli mega äge, mulle meeldis. Ma teeks suvel seal tööd küll, istuks ja jooks kohvi ja chilliks. Ma arvan, et toad olid nagu ruutmeetritelt 36, 38 sellised kahetoalised. Ütleme keskmised, mitte nüüd niisugused nagu siin paljud ehitavad 32 ruutu. Aga ruumi oli tubades, et mööbel oli hästi paigutatud ja kõik garderobikapid ja kõik mahtus ära ja vannituba oli suur ja vannitood olid kõigil suured, see mulle meeldis. Ja nagu see vaated tegelikult olid ka täitsa okei, midagi. Ei, vaated olid väga ägedad. Üle metsa või isegi metsa poole, need olid nagu kenad. All parkimine oli ju kõigile olemas. Ja maja seina paksus on nii suur, et tegelikult aknalaua peal saad vabalt raamatut lugeda, et kui tahadki nautida seda vaadet, teletorni, merd, 8. korruselt või 7. hakkab see vaade pihta, siis sa reaalselt näed nagu horisondi pealt, sa näed, ma ei tea, oli vist Aegna saart või mis saared meil siin on, kohe Eesti saared. Siis teletorni ja kõike, et nagu ülirahustav ja üliäge. See metsa vahel nagu polegi üldse teismaju näha nagu, see on eramaja. Nagu elakski metsa sees. Ja parkla on ka hästi suur ja äge ja niimoodi loodusega jäetud üheks, et ei ole siuke, kõik puud ei ole lageraiet tehtud, vaid on nagu väikesed eraldatud saared, et on nagu päris tore. Hommikul lähed jalutad kuskil, siis on jõusaalist trenni, siis saad mõne kohtumise teha all, seal niuke vaba ajaruum oli. Tegelikult päris huvitav. Väikest võtta, kontorit teha. Mitte, et see oleks esmakordne, et kuskil on need ühiskasutatavad ruumid, aga seal oli lahendatud see selliselt, et ta ei ole nagu eraldatud, et on uks ees ja siis keegi paneb seal pidu, vaid see on nagu avalik ruum, et sinna saab tulla iga inimene igal ajal, kaasa arvatud sinu külaline, kes sinna tuleb, ma ei tea, korraks sul läbi, siis sa võid seal all foyeest aga kohtuda ja kohvi juua või pitsat ongi, ei taha oma korterisse kutsuda, on ju. Et saad seal ka mugavalt istuda, aga tuleb arvestada, et sinna võivad kõik tulla igal hetkel. Et ta ei ole kuidagi nagu broneerimissüsteemiga nagu mõnes Vegase majas näiteks kunagi oli, ma tean, need peoruumid.
ja Jõusaal on selline hästi, mis mulle Jõusaali puhul nagu silma jäi, oli see terrass, et sa saad tegelikult Jõusaalist, on esimesel korrusel maapinna tasa, saad minna terrassi peale suvel ja teha oma antlitega kas või seal päikse käes seal nagu trenni, et sa ei pea selles siseruumis tegelikult olema, et mulle meeldis kuidagi see väljas nagu looduses nagu jah, täpselt see oli nagu päris lahe. Teed välitrenni. Ja üürihindadest rääkides seal, et me oleme ikkagi kinnisvara asjadest räägime, siis päris uskumatud hinnad, 2-toaline 600-st kuni 675 vist oli see vahemik, oleneb mis korrus ja oleneb mis setup sul korteril on, et 600 on kindlasti, mida sa saate seal täna 2-toalise. Vähene oli 590 vist. Jah, maks hind, mida teame, et saadakse 1-toalise eest selles piirkonnas, et kodukalt võite minna ise vaadata hindasid, aga teine asi siis see, et kui ise ei taha minna, võtke meiega ühendust ja läheme vaatame koos, et seal on, selles majas on umbes 50-50 on see, ei seda küll, aga see osakaal, et seal elanikke on umbes 50% ja üürikorterid ka 50%, et päris paljud on ostetud seal ka üürikorteriteks seal siis. Et jah, väga tuus oli äge. On sul veel viie kohta midagi panevat? Ei teagi, võib-olla alguses tundus, et on nagu kaugel, aga tegelikult ei ole, seda vana arvamaatud mööda ja tegelikult jõuad väga kiiresti kohale nagu. Absoluutselt, või Lasnamäe kanalist lähed, kanalist. Siis oled väga kiiresti seal koha peal. Miks on elada hea lool või Irus, siis tegelikult see linna pääsemine tänu Lasnamäe kanalile on väga hea, et seda nagu ei osata hinnata võib-olla, aga kui Viimsi on tegelikult sama kaugel kui Loo, siis Viimsist tuled umbes 3 korda kauem tiittunni ajal linna kui Loolt või Irust. Kehval hetkel on keeruline aega nõuda. Et sealt saad ühe hooga. Aga Viimsist ei käigi iga päev linnas. Ja Viimsi inimesed ei käi iga päev linnas, nad on rikkad. Neil on seal aga Loo ja Iru inimesed peavad käima. Kas just nii? Kahjuks nii on, pole midagi teha. Ise ennast, ise kujundad. Okei, aga siis meil oli täna teemad ka, meil oli üks teema oli, mis meil teema oli, Marti? Eluruum versus mitte eluruum. Ja siis broneerimislepingu eripärad. Tahtsid sa rääkida midagi broneerimislepingu mingist oma kogemusest? Jaa, räägime selle nendest eluruumidest ja mitte eluruumidest vast. Räägi. Kõigepealt. No, alustad. Sa tahtsidki välja tuua, kuna sul on vist mingid mitte eluruume nagu korterina kellegel müügis või midagi sellist müüki tulemas. Et siis sa oled meelde tuletanud endale, mis nendega erisused on siis nagu eluruum ja mitte eluruum korterina. Siin on jah, tegelikult on vähe, tänaseks on neid asju suhteliselt vähe, et vanasti oli see suht no-go, et keegi ei julgenud seda osta, sellepärast et sinna oli raskem rahastus saada, kui me räägime eraisikuna, seal oli sissemaks pidi suurem olema. Said kõrgema intressiga. Jah, said kõrgema intressiga laenu, siis tegelikult suke kaheldav väärtus, et kas lõpuks saad tulumaksuvabastust ka või ei saa, et aga täna on siis väga selge, et kui sul on korter mitte eluruum, siis maamaksuvabastust sa ei saa, vahet pole, et sa seal elad. Siis üks nüanss on see, et pangas tegelikult kui see külaliskorteriks nimetatakse neid täna siis suures plaanis ja neid projekte siin Põhja-Tallinnas, ma ei tea, you name it, päris paljud arendajad teevad. Kindlasti see, miks nad neid muudatusi tee, on see, et parkimisnormid on teised. Kui sul on äripinnad, siis sul ei ole vaja kindlasti nii palju parkimiskohti luua üleüldises mõttes. Ja jäetakse need justkui alles, aga mis on positiivne on see, et tegelikult täna, kui sa ostad korteri omandi, mitte eluruumi, mis on justkui külaliskorter, kohandatud ja seal on mööbel, seal on köök, seal on WC, seal on vannituba, ta on elamiseks mõeldud ja kõik on nii nagu elamiseks mõeldud sisustatud korter, siis tegelikult sa saad ka sealt tulumaksuvabastust, kui see oleks sinu kodu ja sa müüd seda tulevikus kasumiga, kuna Maksu- ja Tolliamet võtab seda siit ja sealt oleme kuulnud ja saanud kinnitust, võtab seda nii-öelda selle kasutusotstarbe järgi. Et kui neil on kahtlus, siis sinu asi on lihtsalt ära tõendada, et see oli su kodu ja sa elasid seal päriselt ja see maja ongi projektina ehitatud tegelikult korteriteks, et see ei ole mingi äripind tegelikult või kontor, kus sa elad justkui. Et kui me siin Eftoni majas sükest pulli tahaks teha, siis kindlasti see oletame, et see oleks meie kontor ja sa ütled, et see on su kodu on ju. Siin sa ei tõesta ära seda lihtsalt sellepärast, et siis oleksid ainuke, kes siin elab. Võib-olla elab keegi veel, aga no piltlikult. Luminorist elatakse ka kontoris, kodu vahetus laenu. Katre elab Luminoris. Tervitused Katre. Et tulu või see sissekirjutus ka, et kui on ikkagi nagu koduna sisustatud
ja annad ise elad või annad üürile, siis saab sinna sisse kirjutada, et see rahvastikuregistri ametnik, noh, küll ta on nagu kohalikus omavalitsuses, võib tahta nagu mingeid pilte näha lihtsalt nagu ennem sisse kirjutust nagu. Jah. Et sellega ka et täna on hästi kasutusotstarbepõhine see suhtumine, et ei ole ainult nagu, et paberil on kirjas, siis ei saa mitte midagi. Ka soklikorrused vaata lähevad. Neid aadressi on juba nii nagu teada ka paljudel, et ei ole nagu muret nagu nendega. Ja miks see meil kerkis oligi lihtsalt jälle üks, noh minu sugulane, aga lihtsalt üks huviline turu peal ostab korterit ja siis sai omal müügipakkumise ja siis tuli välja ikkagist, et seal on mitteeluruum kirjas. Paljusid tekitab see segadust, et rohkem ma tegelikult neid riske selle koha pealt ei näegi, et täna suures plaanis tegelikult ei ole nagu otseselt siis vahet, kas sa ostad korteriomand mitteeluruumi või korteriomand eluruumi, kui see on nagu päriselt ehitatud arendaja poolt kohe nagu tegelikult korteriks ja koduks, aga need väiksed nüansid ikkagi tasub meeles pidada. Ja kui on kuskil mingi vanemas majas sul mitte eluruum veel, aga see on korterina, siis võib-olla tasub kaaluda ja proovida see teha ümber korteriomandiks eluruumiks nagu. Et seda annab ka ju teha. See niisama lihtsalt ei käi. See on keerulisem, aga saab. Ei saa, siis ongi see parkimisnormid, sa ei saa kogu seda muud juba parkimine ka olemas ja sa tahad oma korterit. See käib üldise selle ruutmeetri põhise järgi. On tehtud, nagu ma tean. See on vanades majades, kui tehakse. Nagu ongi vanemas, ma räägin vanemast majast nagu. Et kui sul on täna kunagi ostetud mitte eluruum korterina, siis võib-olla tasub ka kaaluda, võib-olla saabki teha ära need vajalikud joonised ja nii-öelda tõestada ära ehitusregistrile, et seal on kõik eluruumile vastav ja saad eluruumiks nagu. Ja ongi müües nagu lihtsalt. Sa ei saa lihtsalt korteriomand eluruumi muuta mitte eluruumiks. See ikkagi tuleneb sellest, et kogu maja kaasomandi osade see on nagu suurem pott. See on keerulisem, aga siis, kui see on väike kortermaja, siis sa saad nagu ühiselt seda teha. Aga lihtsalt, et üks korteriomanik hakkab midagi mõtlema, siis see ei toimi niimoodi. Teostatav on aga keeruline ühistuga koos tegutsemine ja naabritega koos. Kui sul on 100 korterit, siis see ei ole niisama lihtne. Ja. Võimatu põhimõtteliselt. Aga nagu Marti ütleb, 1% võimalus on. 50-50. Sõltub, kuidas toimetada tegutsed. Aga võib-olla kõige olulisem koht, et tegelikult reaalsus on see, et see hinda ei muuda. Et ka hinda, ma ei usu, et nad seda miinusena võtavad, ma ei usu. Selleks, et nad ei tee kohandust. Me võime seda üle täpsustada. Selle, et on mitte... Ei, seda küll, aga nad ei kohanda seda allapoole. Aga panga jaoks siis ju kohe muutub, nad võivad ikkagi natuke kõrgemat intressi pakkuda sulle või küsida lisainvesteeringut, lisa oma finantsi. Ei, kui see on koduks tehtud, siis nad ei taha täna suuremat sissemaksu sellest tulenevalt. Võime üle küsida, aga oleneb, võib tekkida. Kõike võib tekkida, kunagi ei tea. Kunagi ei tea. Okei, eluruum versus mitte eluruum, nii et ärge kartke, aga tegelikult neid nüansse on palju, et me räägime praegu konkreetselt ühest arenduse case'ist, kus on nagu päriselt korteriomand, aga tegelikult kui sa ostad kuskile soklisse mingi suvalise pinna, siis kindlasti see ei ole niisama lihtne, siis tuleks ikkagist vaadata, et kas sul on kõik see kanalisatsioon olemas seal, ma ei tea, vesi tuleb, kuidas sul küte on, mõnekord ei ole kütet, vaata, siis sa pead siin mingi oma kütte panema, valgus, palju akende suurus on, tubade suurus, et kõik see, et see oleks nagu normi piires. Palju päike tuppa paistab päeva jooksul. Et absoluutselt, et jah, seda tuleb jälgida, et me ei räägi praegu üldises mõttes, et kõik on nii lihtne. Nii, kui te olete mitte eluruumi ostmas, siis tasub alati targematega korra nõu pidada. Ostnud juba teadlikult. Kui juba ära ostnud olete, siis helistage. siis on lihtsam, siis me saame eietada. Okei, kuule, aga meil oli veel üks teema. Mul siin täitsa praktilisest elust ühe broneerimislepinguga tekkis ühe objekti müümisel broneerimisleping ja pahameel ja kõik seda, mis kaasnes nagu. Nii. Räägi. Et oligi ühe maja müümine, üsna palju on aega võtnud, huvilisel nagu olnud ja nagu ikka, et siis kui on üks huviline, siis teinekord tekib ka nagu teine huviline ja üks huviline, kes oli nagu varem käinud majaga tutvumas, hakkas oma pangaasju ajama ja hindamisi tegema ja me pakkusime talle ka välja broneerimislepingu, et oleks temal nagu kindlam ja meil nagu kindlam, et hakata otsima
omanikul siis noh, tal on üüripind vaja võtta nagu vahepealseks perioodiks. Aga ostuvilline ei soovinud nagu teha seda broneerimislepingut. See on nii tavapärane, et sa pakud neile ja siis nad ütlevad ei, ma ei tee, noh, ühtepidi saad aru, nad ei taha riskida, aga siis sa räägid neile riskid ka ära, et aga siis võibki keegi teine ka sattuda. Oligi nagu jutuks, et noh, et teil võtab aega nagu hindamine nädala, pangas asja on nädal, siis veel notarisse minek nädal, et noh, me räägime ka 3-4 nädalat asjaajamist, et aga noh, ütleme ka sellel perioodil esmalt oli kliendi tagasiside, et noh, kui tekibki keegi teine huviline, siis tekib, et ju siis pidigi nii minema. Aga siis, kui läkski paar nädalat mööda ja klient sai küll pangas juba asjad nagu sinnamaale, et juba oodati lihtsalt seda lõplikku laenupakkumist, siis tuligi üks uus pere, kes tuli vaatama, talle meeldis, rääkisime broneerimislepingu läbi, rääkisime kõik vajalikud tehnilise info, kõik asjad läbi ja klient ütles, et jah, et ma olen nõus tegema broneerimislepingut, tasume selle tasu ära ja siis müüjale sobis ka nagu üleandmise ajakava paremini selle teise kliendiga. Ja midagi oli veel, et jah, ütleme see ajakava ja me saime tegelikult teise kliendi käest ka nagu kõrgema hinna on ju, ta ei nagu ei hakanud läbi rääkima, kauplema ja siis andsimegi teisele kliendile ka teada, et või no esimesele kliendile, et me nüüd peame kaaluma tõsiselt, et mis siis omanik nagu otsustab ja omanik otsustas, et ta soovib siis teisele kliendile müüa, kuna ajakava on parem, hind on natukene parem ja noh, lihtsalt tekiski tahe teisele müüa nagu. Need olukorrad ei ole haruldased, kus tegime broneerimislepingu ära ja loomulikult esimesel kliendil on nagu pahameel ja teda petetud, saanud süüdi ja maakler on tegutsenud halvasti ja kõik nii asjad on ju ja ta otsis ise omaniku üles ja püüdis omanikuga seal vestelda ja selgitada, et maakler ei ole oma tegevust piisavalt hästi teinud ja üldse ajab mingit segast juttu ja tundub meeleheitel, et päris ohtlik. Aga siis, kui nagu meelde tuletada talle seda, et ise ju ütlesite, et ma ajan asju ja kui läheb nii nagu läheb, siis pidi minema nii elus on ju. Ta ei olnud nõus sellega. Aga ta nagu nüüd enam ei ole nagu sellega päri nagu, et tema oli valmis ostma ja temal oli notari aega ainult vaja kokku leppida. Et noh, nüüd siis on selle objektiga läks nii, et võib-olla tasub ikkagi kaaluda jah, broneerimislepingu tegemisel on nagu tõesti riskid, et seal keskmiselt 3% on see tava ostja müüja vaheline tavapärane nagu broneerimistasu suurus, et võib-olla tasub seda lihtsalt siis nagu läbi rääkida, et ta oleks nagu natuke madalam, väiksem, mõistlikum, väiksem risk. No ja see näitab ka seda, et tegelikult tasub ikkagi oma laenuasjad nagu või finantsasjad nagu ennem korda ajada, või selgust kätte saada, kui lähed turu peale möllama, kui lähed nagu jah ostma ja juba tahad nagu kokkuleppeid teha, et võib tulla keegi teine, kes teeb müüjale paremat tingimused nagu pakub. Ja siis on aega läinud 6 aega, siis on pahameelt, siis on nagu negatiivsust tekib sinna asja juurde nii palju nagu. Absoluutselt, et tegelikult oluline on see, et võib-olla kõik ei tea seda, aga kui te käite pangas ära kodulaenudega, siis kui te saate laenuotsuse nagu pangalt kätte, siis tegelikult esimese tagasisida nagu. Ja juba esimese tagasisida, aga ma mõtlengi, et isegi kui teil on tegelikult seal nagu reaalselt selline olukord, et pank on öelnud jah, see korteriakt on tehtud, kõik on tehtud, siis tegelikult on niimoodi, et isegi kui te antud objektist ilma jääte, siis te saate seda objekti alati muuta, kui see hinnaklass jääb täpselt samasse auku, lihtsalt tuleb uus akt kiiresti tellida ja saate teise objektiga, et põhimõtteliselt on teil raha kogu aeg olemas. Suures plaanis kehtivad Q2. Jah, täpselt ma tahtsin sinna jõuda, et tegelikult teil on reaalselt mitu nädalat aega, et leida endale siis uuesti sobiv objekt, seks et teil on pangas nagu juba tegelikult selle esimese objekti vastu nagu põhimõtteliselt laen välja antud, tahetud anda. Siis vaadata siis uuesti üle uue objektiga seoses. Ja siis on nagu ülilihtne käia turul ja öelda, et ostan ära ja homme kas või broneerimislepingut teha, raha maksta. Et see on nagu hästi mugav ja eelis. Ja väga palju on nagu segadus sellega,
broneerimistasu, et kuhu see raha siis nüüd läheb nagu. Maaklerile. Et nagu kes selle raha nüüd saab. Maaklerile, kes midagi tee. Jah, nii nagu sina ei tee midagi. Mina ei tee midagi. Seda, et mõte ei oleks kokku. Tegelikult nagu see broneerimistasu puhul tihti inimesed arvavad, et see tasu on nagu lisaks selle ostumüügi summale nagu. Ja selgitad, et ei, et see kogu summa 100 000 tuleb kokku 5 000 € broneerimistasu. No nii palju ei ole tegelikult. 3000. Sa just rääkisid 3%. No mõtlesin ümarda lihtsalt. Kuule pärast inimesed arvavad, et ongi broneerimistasu nii suur. Okei, 3000 € pluss pank tahab 20% on ju, siis on 17 000 on oma finantseering. Kusjuures võib olla mingi Kredex, mis võtab veel 10% maha on ju, et siis on tegelikult 7% ja 7000 ainult enda finantseeringut veel juurde. Ja tihti ei usuta nagu seda, et hiljem notari lepingusse minnes, et 100 000 on ostumüügi hind, et kirjutab nüüd broneerimislepingusse sisse, et see on hiljem ostumüügi hinna osa ja see on ja seda lauset mult ka küsitakse nagu mitu korda. Nagu kokku leppida, aga seda ei tohi nagu kirjutada. Ja kui minnakse juba notarisse, siis nagu ikka endiselt mõni inimene ei usu, et see müüja siis nagu kinnitab seda, et on justkui see 3000 € kätte saanud nagu, et umbes, et kus see raha on nagu. Ja siis on nagu seda, see on siis skeptilisust. Skeptilisust jah, ja mis on iseenesest mõistetav ka, et mõni on lihtsalt liiga palju ETV-d vaadanud. Ja kui igapäevalt ei tee tehinguid, siis nagu ei usu, et sa maksad sinna 1000, sinna maksad 1000 ja kõik ongi korras nagu. Ja pärast see kõik kumuleerub seal notaris nagu paika. Et jah, see on, eks see broneerimistasu nagu maksmine on selline igaühel omamoodi, et kui keegi turu peal igapäev toimetab, siis selle kohta vaieldakse siiamaani, kumb see õige ja kumb see vale on. Soovitame võib-olla on lihtsalt, et mitte nagu otse müüjale maksta arve. Jah, omanikule ei tasu seda, mina küll soovita. Kui ei ole maakler ja firmad, siis notari deposiiti saab ka kohe kanda. Kanda notari deposiiti. Lihtsalt kasutada notari deposiidi kontot, kus te tulevikus tehingut teete. Tekitab natukene küll hoiustamiskulusid, aga nagu kindlam nagu mõlema. 40 € ei ole midagi. Et tasub nagu küsida ja küsida selgitust ja kui ei saa aru, siis uuesti kas võib paberile panna, et kuhu, mis summad ja kui palju nagu lähevad. Täitsa nõus. Sellepärast, et on korduvalt olnud seda broneerimislepinguga. Broneerimislepingi, kui me sellest räägime, siis räägime uuesti kõik läbi. See täpsustus, et seal notari lepingus ongi siis lause, et kui te olete 3000 € maksnud broneerimistasu, siis ongi lause, et müüja kinnitab, et ta on eelnevalt, et ostja on tasunud broneerimistasu 3000 €, müüja kinnitab selle kätte saamist. Vahet pole, kas see jääb siis nagu müüjale endale või maakleri tasuks hoopis, et seal ei ole nagu vahet, et müüja kinnitab, et ta on selle raha kätte saanud. Siis broneeringuga on see võimalus ka alati, kui inimesed ei mõtle võib-olla, et kui teil enda raha ei ole, aga tahate ilmselt midagi osta, te teate, et te võtate 100% pangast laenu, siis tegelikult on alati võimalik niimoodi teha, et alati on võimalik, seda peab lihtsalt oskama küsida, on siis see, et võtad sõbra käest selle 3000 € ja maksad ära ja peale tehingut siis tegelikult see broneerimistasu maakler teab seda või büroo, et see kantakse tagasi. Notari lepingus on siis kirjas, et maaklerfirma kohustub tagasi tasuma. No seda, et ta kohustub tagasi tasuma, pluss see, et kogu raha tegelikult tuleb pangalaenust 100%. Ja kui see tehingul on allkirjad all, siis bürool ei ole hirmu, siis ta saab selle maaklertasu nii-öelda sellest tulevast pangarahast ja broneerimistasu tagastatakse täpselt selle samale isikule, kes selle kande tegi, mitte mingile kolmandale isikule. Et siis ta on lihtsalt tagasikanne, et leping tühistatud või mis iganes sõnaga sinna pannakse. Et alus on olemas või kohustus on võetud ja tagasi tuleb kanda. Seda võimalust on ka teha, aga no, jällegi kergekäeliselt ärge sõpradelt laenu võtke, mina seda disclaimerina kohe ütlen. Ega vist pangale ka ei meeldi, kui sa nagu laenu oled võtnud millegi jaoks, et kui sul on vaja, siis ütleme pangale on vist isegi mingid pangalaenu tooted sellised, et sa saad võtta broneerimistasu jaoks laenu. Kunagi oli vähemalt. Ma ei ole elus kuulnud. Et sa võtad nagu põhimõtteliselt väike laenu. Ei, ma ei tea, et niisugust toodet ei ole.
Mart saab pada praegu. Ei ole planeerimistasu laen, aga lihtsalt, et sa võtad mingi laenu nagu. Ei no, võtad väike laenu enne kodulaenu taotlus, see ei ole mis asja nagu. Teise nimeks või? Ei. Aga uurige, kui on vaja, siis Martin lihtsalt pea jookseb praegu, kuidas saaks raha võtta. Jah, küsige, kui on vaja. Sõbra käest võtad, vanemate käest. Või siis võib-olla sul ei olegi tagatist vaja. Täna näiteks saab osta. Vanaema käest, kust vanaema sai? Kogus 35 aastat. Pank küsib ju ka seda, et kust vanaema sai. Ja siis vanaema peab tõestama, kust ta raha sai. Jah, nii on. Et olukord erinevaid. Mis sa arvad, mis siis kevad tooma hakkab? Meil vist need põhiteemad on räägitud vist. Kevad hakkab tooma seda, et ma ei tea, ma jälgin hästi palju USA nagu turgu. Seal nagu midagi head kiita ei ole. Ja kõik, mis toimub suure lombi taga, jõuab ühe korra meile Euroopasse ka. Et mis seal siis toimub? No seal ikkagist on see, et suur kriis on tulemas alles. Neil juba oli kriis ju, et keegi oli ja on ja noh, üldse mis maailmas toimub, see selleks on ju, aga näiliselt tundub, et kõigil on hästi. Ja statistika ütleb ka justko, et kõik on nagu jumala normis, et all good ja kõigil on näpud püsti, siis noh, ma ikka alustan sellest lihtsast psühholoogiast, et kui inimesed ikkagist ostavad kodusid ja vinguvad 50 euro pärast, et kommunaalid on liiga kõrged, see näitab tegelikult, et rahvas on vaesemas kogu aeg ja väga kiiresti kütushinda mina vaata korraks. Et see kõik tuleb nagu viitega, et see, et täna kütushind tõusis. Täna on nädala alguses, eelmine nädala keskel 2,2, nüüd on 1,9 juba. Ja seda küll, aga läheb paremuse poole. Ja see kõigub nagu Bitcoin üles. Mina jälle võtsin eile 2,1. Ma ei tea, ma ei mõtle selle peale, sa ei kontrolli seda. Aga selles mõttes lõppkokkuvõttes kütusasi on üks asi. Aga no tegelikult on ikka, mina arvan, siuke, kas läheb sideways või läheb siit see nagu see kinnisvara tänane see arendajate kõikide ütles, et me oleme praegu seal lohus, kõigume üles alla. Aga lohus me liigume paremale, paralleelselt. Me ei tea, kui sügav on põhi nii-öelda sideways. Et kas me oleme lohu põhjas või ei ole, nagu seda ei tea nagu. No just kui statistika näitab, et tegelikult me lohust läheme kogu aeg aina paremaks, et hinnad tõusevad ja Tõnupark ise ka ju on seda viimases podcastis. Loodab, aga mille arvelt nagu? Ei no tema tugineb puhtalt statistikale, et aga mina ei tugine statistikale, ma näen iga päev inimesi ja tegelikult on nagu inimesed ikkagi leiavad kogu aeg mingid huvitavaid lahendused kinnisvara osta, et ja arendused on tegelikult enamus arendused on täna ikkagi minu hinnangul päris kallid. Mõned arendused on nagu linnapiiril väga mõistliku hinnaga ja neid müüaksegi, kallimalt ei müüda, nagu me siin arutanud oleme. Teisjärgu korterid rokivad täna, aga see rokib selle pärast, et uusarendused pole hinda alla tulnud ja inimestel on elukohta vaja, see vajaduspõhine tegevus, vaata. Aga lõppkokkuvõttes ju kogu maailma statistika näitab seda, et elu läheb aina rohkem üürikorteritesse, inimesed elavad aina rohkem üürikorteritesse ja see põhjused ongi erinevad, et üks asi on see, et esiteks inimestel pole võimekust kinnisvara osta enam ühel hetkel või julgust on üks asi kindlasti, et noh, see ongi see, et iga riigiti on see väga erinev, aga Eestis on ikkagist ka, kui ma olen siin üksinda olin, siis ühe korra rääkisin seda, et noored nagu ei osta tegelikult kinnisvara väga paljud selleks, et nad kuidagi tunnevad, et nad on siis seotud liiga palju. See on nagu tavaline kuidagi siuke hirm nagu, täpselt on ju, aga lõppkokkuvõttes, kes täna ju enamasti korterit ostavad, me oleme seda vanust ka arutanud, see oli ju 35 kuni 38 oli see põhiline klass, mis näitab seda, et tegelikult see ma arvan, et väga paljudel noortel on täna head palgad ja neil on võimalik osta, aga nad ei osta lihtsalt. Nad ei osta, jah. Seks, et nad elavad teist mõtteviisi ja tegelikult see on nagu fine. Ja üürida on tegelikult mingis mõttes väga nagu mõistlik. Võib-olla need inimesed, kes nagu raha investeerivad, et nad üürivadki ja tegelikult omavad kinnisvara, aga ainult üürimiskortereid ja või ma ei tea, panevad aktsiatesse või dividendiaktsiatesse või fondidesse kuhugi. Nüüd on see Läti investeerimise jutt ka nagu ära kadunud raadiotest ja sealt ajakirjandusest. Haip on ära läinud, jah. Et Lätis on kõik parem. Ma olen selle Lätti minemas, nii et teen uue tuuri, me lähme sinna Lätti.
Lähme Läti teise järgu korterid siis vaatamas. Kes ei tea, mis teise järgu korterid on, siis need on lihtsalt kasutatud korterid, kus on juba sees elatud. Et need ei ole uusarenduse korterid ja siis lähme vaatame ka Sovieti aegseid kortereid nii-öelda kortermaju ja seal kohalik mingisugune tegija tuleb meile siis tutvustama. 2 päevaks lähme tuurile. Ega jaa, Lätis ei ole mingi lusti lillepidu. Lõpuks, kui me seal ju ise koha peal käisime, siis see tootlus, see, et sa saad protsendi rohkem 2, aga see on 350 kilomeetrit eemal ja see on hoopis teine suhtumine, hoopis teine turg, hoopis teistsugused inimesed, teine kultuur, et kui te sinna lähete selle 1-2% pärast nagu, et saab rohkem tootlus, siis lõppkokkuvõttes ma ei tea, kas see on nagu mõistlik või ei ole, et igaüks peab ise otsustama. Ja see võlliäri, mis seal tehakse, et seal kõik buumib, no siis tegelikult sa pead ikka väga targalt oma tehinguid tegema. Väga pikaajaline selline. Paari aastane protsess, aga lihtsalt see ongi see, et kui sa võlli teed, sul peab olema kindlasti see arusaam, et mitte nii nagu siin eelmise buumi ajal vist, et kõik suvaliselt tegid võlli, et keegi ei mõelnud, et nad üldse kunagi seda välja ostma peavad, aga tegelikult sul on kohustus asja nagu välja ka osta, muidu sa jääd rahast ilma nagu, kui sa ei suuda seda teha. Ma vanasti oli teada, et nõudlus on nii suur, et sul ei pea olema 6 kuu pärast seda raha olemas. Ja täna Tallinnas või Eestis nagu üleüldiselt uusarendustega on ikkagi see, et laojääk on räigelt suur, et see ei ole kuidagi kahanev. Et see näitab puhtalt seda, et nagu hinnad ei saa tõusta. See on ainult suurena, kuna kõik saab valmis muudkui rohkem. Et see ei saa tõusta nagu, et ja teine ohumärk on turu peal tegelikult ikkagist, mina vaatan seda vähemalt, on see, et kui ikkagist väga paljud arendajad kogu aeg kaasavad raha nagu aastas mitu korda, siis see on näit sellest, et neil ei ole nagu müügiga piisavalt palju ei tule peale. Nad peavad kuskilt omale kulusid katma hakkama ja nad kogu aeg rahastavad, aga ühel hetkel kuskilt nagu läheb lappesse nagu. Nii et nii on, eks igaüks vaatab oma mingid kui ennem sai vanipaiga ja parkimiskoha tasuta, et nüüd saab siis võib-olla vannitoa juba näiteks. Vannitoa 3 tuba, ostan 4-toalise 3 tuba saab tasuta äkki. Seda hinda ei pea langetama, vähemalt saab jälle näidata, et hinda pole langetatud. Jah, no kui hinnalangetusest räägida, ma reedel just olin kinnisvara kogukonna jälle seal, meil on see veebikoosolek olemine, siis ei lihtsalt ma tahan nagu statistikast natuke rääkida, et kogu Eestimaa kinnisvaraturg on nagu kunstlikult hoitakse üleval hinda elualaseme kinnisvarast, kui rääkida. Müüjad hoiavad seda ja kui me räägime just uusarendustest, siis uusarendustes hoiaks seda niimoodi üleval, et sulle pakutaksegi parklakoht, võib-olla köögimööbel hinda, saad võib-olla panipaik, kõik asjad. See ei ole ju tegelikult korteri reaalne osa nagu, et mis tähendab seda, et kui me kõik, ja miks arendaja teile, ükskõik mis arendaja, ei anna teile neid asju nagu hinnast alla, et kui sa küsiks, et kuule, et ma parkimist ei võta, panipaika ei võta, ma ei taha köögimööblit, et tehke 40 000 alla, siis ta ei tee selle korteri alla, seks, et muidu kui kõik arendajad nii teeks, siis see lööks kogu päris statistika hinna nagu ruutmeetri hinna päriselt alla. Näiteks reaalsust nagu. Siis näiteks reaalsust, millega korterid müüakse, mis tähendaks seda, et turg kukuks täna kohe nagu, me näeks seda 6 aja pärast. 10%, 15%. 25%. Viimane uudis, mis mulle meelde tuleb, oli ju see uusarenduste kohta, et see on loogiline vist. Et turul on 10% arendust, ma ei mäletaks müük ja vist hinnad isegi justkui tõusnud on ju. Aga tegelikult eelmine aasta oli nagu nullis vähem see müük nagu. See tähendab seda, see ongi hea nagu öelda, et 10% on tõusnud. Pluss inflatsioon, et tegelikult see, ühesõnaga nii on. Kunstlikult hoitaks hind üleval. Lihtsalt üks ma arvan, et kõik mõtlen. Küsitlus oli tehtud, et kui palju müüjad, kui palju ostjad nagu alla küsivad, kes küsib, väike protsent oli 20%, väike protsent 10%, mõni küsis seal, ütleme siis 5% ja mõni ja üsna palju oli ikkagi neid ka, kes lihtsalt ütleme need hea tunde pärast tahavad allahindlust saada. Ja kui ei saa, siis nad lihtsalt nagu ei osta. Ostavad kuskil mujale, jah. Ei ostavad midagi muud, et valikut ju on ja täna ikkagi müüjatel on tihti, ma ei tea, mingid valed ootused nagu, et nad võivad oma hinda hoida ja ikka tuleb keegi, kes ostab. No teise järgu korteritel on kõige suurem draama tegelikult täna, mida müüja ei mõista ja ostja võib-olla saab aru, aga müüja ei mõista on see, et hindamisakt ei peegelda täna teise järgu korteri hinda korteritel, mis on nagu 10-15 aastat vanad ja sihukese vana viimstusega. Et seal tuleb see kogu aeg, iga nädal sellest räägin korraks, et
kogu aeg tuleb see teema sisse, et akt tuleb üks, aga reaalsus on, et see ei maksa nii palju, sest vannituba on vananenud, noh, köök on 10-15 aastat vana, mingi disainiga kole, võib-olla noh, ongi see disain natukene viimistlus kulunud liiga palju, aga samas ta ei näe nagu kõige koledam ka välja ja siis, aga võrreldakse justkui uusarendusega ja siis inimesed tahavad sukest makshinda saada. Renoveeritud korteriga. Ja renoveeritud korteriga, jah, et ja siis läheb see hind paigast ära. Mul on endal üks hea näide Läänemere teel, et midagi pole teha, akt tuli nii võimas ja ma kohe, kui selle müüki võtsin, ütlesin, me peame 10 tonni alla akti müüa, muidu me ei müü seda ära. Ja nüüd, kui me olemegi jõudnud sinna, omanik oli lõpuks nõus, siis tegelikult täna mul on reaalne huvi, inimesed käivad ja natuke veel kauplevad. Aga me oleme nagu õiges kohas. Kuulutusi hakkab ka silma, kus on kirjas, et mul on akt 120 000, aga näe, müün 110 000. Ja see ei ole see puhtalt selle pärast turg maksa vist rohkem. No, see ei ole nagu hea tahtest. See oli isegi 110-ga on ja, et siis... Aga see ongi see strateegia nagu, et nagu me alguses sa alustasid, et inimesed lähevad, panevad kõrge hinna, siis ootavad 3 kuud, 4 kuud, 5 kuud, 6 kuud on vasenduses, et mitte midagi toimu, siis lasevad hinna alla ja tegelikult noh, miks sa kohe ei võinud seda teha? Noh, aga see ongi see teadmatus, et inimesed kas ei usaldanud oma maaklerit või siis neil oli üldse maaklerit ja nad püüdsid oma mingit loogikat teha. Jah, ütleme vaatasid portaali pakkumisi ja... Ma näiteks isiklikult oma üürikortereid olen samamoodi müünud ja kodu müüsin ka ju seal Kosklas Kristiina 2-toalist. Ma panin kohe õige hinna. Ma ei hakanud mingi mõtlema, et ma panen 20 tonni kallima, et äkki keegi loll tuleb ostab ära. Üks asja ei toimu turu peal tegelikult. See on sama, et osta memecoini kuskil krüptomaailmas ja siis loota, et äkki ma saan pihta sellele. Et no, tegelikult ei käi nii asjad. Et see ei ole strateegia, see lihtsalt mida sa, ma ei tea, kuidas seda nimetada siis no, praktika, kuidas inimesed lihtsalt teadmatuses tegutsevad. Vahepeal oli ka see, kui olid mingid objektid müügis ja kuidagi ühtegi huvilist ei olnud, et siis maakler vähe tegutsenud, et kuule paneme Soome portaali ka. Ja seda ma mäletan, see käis mul ka päris palju läbi. Ei tea, kes tehti kuskil reklaami. Need rumalad soomlased ja venelased siis ostavad nagu ära nagu kalli hinnaga nagu. Aga Ida-Virumaal on ju? Igale poole. Korterid. Lähme ja teeme. Okei, kuule, aga ma arvan, et tõmbame kokku. 3 tundi saanud jagada mõtteid. Täna läks selle laiviga nii nagu läks, et ma ei tea nüüd, kas ma saan teile selle enda poole pealt kuidagi tulge mind kuulama, siis mind minge kuuleka Martit vahelduseks. Oskar ei ole väga tehnikas tugev, tegelikult on küll, aga ma ei tea, mis tal kogu on. Ei tea, see vist vaatab, et ma teen liiga palju contenti. Tšau, tehke tarku teema. Tšau, kõige head.